täna valin kaardid kanaldatud valguse sõnumite kaartitest. Ja võtame 3 kaarti, et hoida aega kokku. Praegu on väga tähtis aeg just sellepärast, et toimub selekteerimine, kuhu maailma sa kuulud. Milline on sinu võimekus tõusta vaimsuses ja teadlikkuse tasandis. Sest ükski mateeria ei loo sulle õnne ega rahulolu, vaid ikkagi see, mida sa enda sisemuses oled ja sisaldad. Sest see, mida sa enda sisemuses sisaldad ja oled, see on see, mida sa välja vibreerid ja tõmbad siis vastavaid vibratsioone enda poole tagasi. Mul on olnud 2 päeva järjest Reiki esimesastme kursused ja ka nendel kursustel rääkis ma just Miga Sui ajaloost, kus tema jõudis ka selleni, mida ütlesid talle Jaapanis siis budistlikud mungad, et tähtis pole mateeria ega see, mida sa omad, vaid tähtis on see, mis sa sisemuses oled, milline teadlikkus sul on sees. Sest kui sinus on rahu, tasakaalu ja armastuse teadlikkus, siis sa oled iseenesest juba terve, sest sa ei loo endale midagi alla tõmbavat ega haigusi tekitavat. Ja Miga Sui sai ise ka kogeda seda, minnes vaeste rajooni, vaesed aitama parema elujärje peale ja tervisesse. Ja kui tema juurde jõudsid ringina tagasi uuesti inimesed, keda ta oli aidanud, siis nad ütlesid talle ühte asja, lihtsam on keerata kui 8 tundi töötada. Ja siis sai ka Miga Sui aru sellest, et kõigepealt vaim, alles siis füüsilise maailma abi. Ja ta hakkas õpetama reikit üle kogu Jaapani, liikudes ringi ja enda järgi siis õpetama siis välja siis uusi reiki meistreid. Mina mõistan reiki all mitte energiat, vaid kui algallika puhast valgust. Energia on esimene valgusosakeste kokkukleepumisel tekkinud energialiik, aga algallika puhas valgus on otse algallikast, sellest looja lähtepunktist tekkinud valgusosakene, mille vastuvõtjaks ma teen siis iga reiki õpilase, kes tulevad mulle kursusele. Nii, need 3 kaarti on siis sellised imelised kaardid. Nii. Ja esimene kaart ütleb, et sa oled armastuse valguse kehastus. Oled armastus ja valgus, oled armastuse valgus, oled täitunud ja ümbritseda armastuse valgusega. Esimene kaart, universum tahab sulle meelde tuletada, kes sa tegelikult oled. See, et sa keskenduksid mitte mateeria ja ütleme siis ka selle seisukoha omamisele, see vist pole päris õige sõna, mida see ühiskonnas või tööalaselt või positsiooni omamisele, vaid ikkagi sellest, mis sinu sisemuses on. Kui sinu sisemuses on armastuse valgus, mis ongi tegelikult universumi puhas valguse jõud ja vägi, siis sa saad kõik oma elus luua. Nii nagu ka kaardipaki pilt ütleb, alumine osa ehk poolkuu on anum, mis hoiab endas sinu energiat. Ja kui see anum on energiast täitunud, siis sul on jõudu, väge ja energiat kõigega hakkama saada ja omada küllust igal tasandil. Ja luua sellist reaalsust, mis on sinule heaoluks ja eduks ja seda, mis sa tegelikult soovid. Sest kõik inimesed tahavad olla õnnelikud ja elada siis tervena ja heaolus. Teine kaart on tavaliselt toetuseks ja see teine kaart ütleb seda, et oled valmis ülimale kõiksuse pühitsevale valguse armastuse energiatele häälestumisele. Peatu korraks, välju mõtetest ja ühildu loojale õnnistava valgusega. Ehk siis need 2 kaarti kokku annavad sulle sellise teadlikkuse,
et keskenduda rohkem sellele armastuse, ja see ei ole mitte kirglik tunne, vaid selline sageduslik seisund. Keskenduda sellele, mitte millegi omamisele, vaid kui sa keskendud armastuse sagedusliku seisundile, siis sa tõmbad ellu kõik, mida sa tegelikult tahad. Selline jõuga millegi saavutamine, omamine on võitluse tee ja sa kaotad tohutult palju energiat sellega. Lisaks ei pruugi sa seda ka saavutada, aga olles teadlikkuses ja armastuse seisundis, siis universum annab sulle ise kõike, mida sa arvad, et sa ise oled väärt. Ehk see on loomise nii-öelda võti, kus sa tead, mida sa tahad, vajad, väärt oled ja oled kindel, et see on sul olemas. Ja kõik see tuleb sinu poole. Seda seisundit saab harjutada ja sellesse saab kasvada vaikselt, olles sisemises neutraalsuses, hetkes siin ja praegu. Vabastada endast kõike segavat, neid ankruid, mis alla tõmbavad sinust, ehk siis neid hirmu läbi soove ja hirmu läbi enda mitteväärtustamist, mis on olulised segavad faktorid, väärttundmist või mitte väärtustamist. Ja lubada enda ellu tulla sellel, mida universumil on sinu jaoks juba valmis loodud, sest absoluutselt kõik on sinu jaoks olemas. Sul tuleb ainult usaldada. Ja sellest mõelda ja öelda, küll see tuleb, ma saan. Kolmas kaart, mille läbi sa saad seda esimest osa võimaldada enda ellu, et sa oled armastuse teadlikkuses ja läbi selle siis häälestada siis looja olemuse seisundile, sest tegelikult inimene on jumaliku peegeldus maises ja omab samu teadmisi, võimekust ja võimalusi ja jõudu ja väge, mida siis universum omab. Me oleme mikrokosmosed, makrokosmoses, peegeldused maises. Nii-öelda taevaliku või jumaliku peegeldused maises. Kolmas kaart siis kinnitan igal päeval, et elan universumi puhta valguse teadlikkuses. Minu kehad uuenevad ja taas joonduvad nende algvormi oma algses puhtuses, jõus ja väes. Olen armastatud. Seega, kui sa elad sellises armastuse valguse teadlikkuses, siis sa taas joondud enda algvormi ja ühendud selle nii-öelda jumalikuga ja hakkad elama maises plaanis looja olevusena. Selline sõnum sulle selleks nädalaks ja soovin sulle siis teadvustamist enda jõust ja väest ja enda väärtuslikkusest kõike saavutama, mida sa oma sisemuses tahad, aga eelkõige siis enda sisemust teadvustama ja tunnetama. Liitu kanaliga, telli minu inspiratsioonikaarte ja veel on mõningad raamatud alles. Ma armastan sind.